sisearhitekt ja mõned nimetavad ka disaineriks. Aga ilmselt selle koolituse tõttu, mida ma olen saanud. Nii et minu nimi on Mait Summatavet ja ma olen veel pärit esimesest Eesti ajast. See amet tuli iseendast küllalt niisuguses raskes situatsioonis, sest 43. aastast, kui me olime vahepeal sõjapaos, olime vanaisa juures, mis on Virumaal, ja olime vanaisa talus seal. Emad ja isad kulutasid oma autoraha kõik selle talu kraami ostsid niidumasinad ja loorehad ja teised õlmadrad ja mida nad sinna ostsid, mida nad pidid kulutama oma, isa tahtis saada taksot, oma isiklikku taksot ja sellega sõita lihtsalt. Ja see raha oli neil peaaegu koos, aga no nii, aga 43. aastal me tulime siis maalt ära ja sellest ajast saadik me olime kogu aeg ärasaatmise hirmus, me jätsime selline maha niisuguse, et põgenesid ära Rootsi. Ja me olime nii lollid, et ei arvanud, et Vene see teabesüsteem on nii kõike hõlmav. Ja nii, et me oleme 43. aastast kuni 50. aastani, kui isa ikkagi lõpuks arreteeriti, me ootasime, et meid ära viiakse. Ja minule on 3 korda pakitud niisugust kuivikutega, me igale pereliikmele, ema tegi tugevast riidest niisugused seljakotid, et vähemalt siis selle rongi peal oleks midagi süüa. Ja ma mäletan seda kuivatatud, ahjus kuivatatava leivalõhna alati, kui see oli niimoodi ja oli küllalt ärevad ajad, aga lõpuks kui see ära viidi, siis olime me represseeritute perekond, aga represseeritute perekonnal ei olnud üldiselt mingisugust perspektiivi ülikooli või kuskile minna. Minu ema oli väga haritud inimene, ta rääkis 6 keelt ja sai aru ka iidissist, kuna tal seal, kus ta üles kasvas, seal oli väga palju juute, ta rääkis väga naljakaid lugusid sellest. Huvitavaid lugusid. Aga isa oli lihtsalt niisugune talupoeg, kes selle põhikooli haridusega, aga väga suur, väga kena. Naised jooksid järel niiviisi. Ema oli nii väike, et ta mahtus isal käe alt läbi. Aga seesama ootus ja seesama niisugune stress ilmselt, ma olen tagantjärel mõelnud seda, et ma lugesin nii tohutult palju, ma olen niisugune lõpplugeja, klassikat ja muidugi Pahna ka ja mul oli keelatud igas kriminaalromaanide lugemised ja niisugused asjad olid keelatud, aga ega me nüüd ikka lugesime. Aga miks ma sain ja kuna siis enam mingit perspektiivi nagu edasi ei olnud, õppimiseks ei olnud ja raha ka kellelgi ei olnud, isale pidi pakki saatma, siis ma pidin leidma omal töö ja peaaegu oleks saanud minust kondiiter. Läksin kohvik Tallinnasse, seal oli kuulutuse järgi taheti õpetada seda või taheti õpilase koht oli seal ja ma mõtlesin, seal saab koogel-moogelit süüa, nii palju ma tahan. Aga ega tol ajal oli amet, niisuguste kohtadega oli võrdlemisi kitsas käes ja kui ma õhtul siis mulle kuulati mind ilusti ära ja kõike paha ja öeldi, et tule õhtul tagasi, meil on teisi kandidaate ka ja siis öeldi, et kahjuks meil on juba üks kandidaat valitud ja õnneks me minust kondiitrit ei saanud.
Aga siis üks meie majas olev väga tore Kalve-nimeline üks sellest Eesti korpusest tagasi tulnud mees ja ta ütles, et tead, et mis sa tahaksid? Ma ütlesin, puutöö mulle küll, ma nägin, kuidas isa tegi suuski ja igasuguseid asju maal olles, et puutöö mulle küll meeldiks. Ma ütlesin, varsti suusavabrikus avaneb üks õpilase koht, aga sinna on sügiseni aega, et sa tee parem seal tenniseväljakuid pühi ja saad. Ja nii ma siis need, kes minu anused, kes praegu, keda ma tean, et tennist mängivad, siis mina olen nende tennisväljakuid pühkinud ja neid vastikuid valgeid lubjanud, neid piirisi lubjanud sinna. Nii, ja ega see mulle eriti ei meeldinud. Aga Tisleri ameti ma õppisin ära ja kui isa tagasi tuli 56 aprillis, siis juba augustis olin ma ennast töölt lahti võtnud ja läinud Tartu kujutava kunstikooli, seal oli avatud 2 aastat. Puittehistöö osakond. Sest et mulle tundus, et ma juba midagi oskan ja oleks ju loogiline õppida seda, mida sa juba oskad. Ja läksingi õppima puidu vikerdamist ja puidu sellist. Nii et see ameti õppimine oli küllalt loogiline, aga seal olid õppejõududeks siin selle Munderlichi kooli ehk selle Tallinna tarbekunsti instituudi lõpetajad. Ülo Sirp õpetas seal ja just tuli sinna ka Väino Tamm, legendaarne mees, kes tegi ka vahepeal tööd sinna Tartu mööblikombinaadile ja ma pean ütlema, et nii huvitavaid, mul on mõned kuskil järgi Väino Tamme need skitsid, mis ta on oma kavandites sellele teinud. Need on nii suurepärased, ega mina ei oskaks praegu niisugust asju järgi teha, minu skitsid on hoopis teistsugused, konstruktiivsed ja niisugused, aga temal olid visuaalsed. Nii et mõne niisuguse pliiatsijoonega ta oskas anda materjali edasi, materjali läiget, konstruktsiooni, kõike niisugust asja, need on äärmiselt huvitav. Nii et see valik tuli loomulikul teel, ma õppisin, seal õpetati ka mitte ainult puidutööd, aga see oli üks põhilisi töid. Aga õpetati ka kompositsiooni, õpetati toole projekteerima ja interjööri projekteerimine, seda sama, mis kunstiinstituudis, ainult et niisuguses madalal tasemel. Ja kui ma siis selle lõpetasin, seda oli 5 aastat, mina lõpetasin selle 4 aastaga, tegin 1 aasta kiiremini sõjaväkke mineku hirmus, kargasin üle viimaselt kursuselt ei võetud sõjaväkke. Ja siis, kui ma lõpetasin, siis ma kujutasin ette, et on hea, kui minust saab tööõpetuse õpetaja või vabrikus kuskil mingi meister või midagi taolist, sest ma olin juba Tartu selles mööblitööstuses teinud seal kõige kõrgema Tisleri niisugused paberid on mul olemas, see on mudel-Tisleri paberid, et mudel-Tisler tähendas seda, et sa pidid tegema sellise puidust vormi, mille järgi siis võeti mudel selleks, et teha valuvorme metallile, aga seal pidid arvestama juba metallide niisugust paisumiskoefitsienti ja kahanemiskoefitsienti ja nii, et see oli tegelikult mudel-Tisler tähendas niisugust
kõige kõrgemat Tistleri seda, selle olime ära teinud, see paber on mul ka kuskil olemas, aga ega ma ei mõelnud instituuti siia tulla seda interjöörist, et ma nägin, mul olid kaasõpilased olid nii andekad, et ma mõtlesin, aga ma lähen proovin. Ja kujutage ette, sain sisse ka. Täpselt sama lugu oli kunstikoolis, see toimus nii kiiresti, et pereliikmed ka ei teadnud seda, et ma läksin sinna, aga no, sisse sain kuidagi ja ilma, et ma läksin osanud joonistada või mis tahes. Ja sain sisse ka Kunstiinstituuti ja siis Väino Tamm hakkas võtma mind sinna oma gruppi, esiteks assistendina ma õpetasin arhitektidele maalimist seda juba teisel või kolmandal kursusel ja siis mul oli selleks, et stipendiumil lisaks saada, siis ma õpetasin neid sisseastumiseksamitel, nii et ma seda tegin vist oma 5-6 aastat. Õpetasin joonistama ja maalima, nii et ma oskan ka praegu päris hästi seda täiesti akadeemilist joonistamist õpetada kõigi oma valguse, varjude, reflekside ja kõige niisuguste ja langevate varjude ja oma varjude ja kõigiga kaasas. Ja no, nii siis sai, et Väino Tamm kutsus mind kõigepealt assistendiks, siis pärast seda nad pidid tegema Leila Pärtel-Poeg, Väino Tamm, siis Allan Murdma ja siis Vello Asi pidid tegema Vanemuise teatrit ja võtsid minu sinna siis kah nagu kampa selliseid, neil on kriipsu tõmbama ja andsid mulle siis ülesandes kempsude projekteerimise, nii et ma siis üritasin teha niisugust selliseid kempse, mida teised polnud teinud, niisuguse vedrudega, et kui sa lähed sisse, siis avaneb nagu selle Ameerika baaridesse, Ameerika kõrtsidest, et kahele poole ja siis uksed lähevad uuesti kinni ja mõtlesin välja ka, et kus ma need vedrud saan või niimoodi, aga üks Väino Tamm selle tegi ringi seal, aga see on igatahes ma sain sealt päris palju praktikat ja palju asju, mis Väino Tamm ei tahtnud ise teha või tal ei olnud aega lihtsalt teha, siis ütles, et mine vaata, et nad tahavad seal saada midagi ja väga palju ma tegingi siis instituudis juba tööd ja elatasin ennast sellega ja niimoodi see niisugune tuntus ja siis oli Toivo Kants oli seal ja Toivo Kantsiga sai siis niisugust koostööd ka hiljem tehtud. Esmalt ma pean ütlema, et kõige esimesed niisugused nende ideede otsimised, kui ma näen, ega ma enne ei tahaks midagi, ma ei ole kunagi hakanud, miks ma alati hiljaks jään, ma olen ju tuntud oma joonistega hiljaks jääja, aga see on sellepärast, et ma tahan näha seda ruumi. Ma ei taha näha seda, tavalised arhitektid teevad oma ja ka sisearhitektid teevad oma projekti valmis tihti nii, et nad teevad selle paberil valmis ja esitavad ja see on valmis asi, aga mind me ei arvestanud, tähendab mina hakkasin arvestama sellega, et ehitaja kunagi niiviisi ei tee, nagu on projektis ette nähtud. See on nüüd esialgu, et ma vaatan seda ruumi, mul tekivad seal ideed ja see nende otsimine ja see on üks väga põnev asi.
aga kus ma olen leidnud ühe niisuguse nagu ideest saanud sabast kinni ja hakkan seda paberile panema, siis see valge paber ütleb mulle seda, et sa ei tea, sa pole kunagi projekteerinud. See on täiesti müstiline, kuivõrd ahistav on hakata tegema täiesti uut asja. Sul on niisugune tunne, et sa pole elu sees mitte midagi projekteerinud, sa oled nii abitu ja esimesed asjad tulevad äärmiselt keerulised. Ja kui siis tõesti mõni asi saad jälle sealt sabast nagu kinni, ideest sabast, siis selle idee saba arendus on ainult lihtsustamine ja lihtsustamise teel jõuab ta ühte staadiumi, kus ta valmis saab ja kogu see, kui see lõpuks see interjöör on valmis või enne seda, kui see interjöör valmis on, siis on ka väga põnev. Ja kui hakkab juba midagi looma, sa näed, et see vaat nii jaa, et see ikkagi oli õige ja niimoodi. Ja pärast, kui see valmis on, siis sa käid ringi ja imestad ja mõtled, et mis asja sa vaevlesid. See on nii lihtne teha ja kõik tulevad vaatad, siin ei olegi nagu midagi tehtud. Et see on see üks niisugune, ega üldiselt sisearhitektid ei julge teha lihtsaid asju. Ei tänapäeval ega ka enne, sest et see on just see, eriti veel tänapäeval. Et kui sa ei ole sinna mingi suure story juurde teinud, rääkinud või väga sellist ekstra niisugust visuaalselt midagi atraktiivset sinna sisse teinud, siis sa nagu polekski midagi teinud. Ja selle eest sa ei maksta midagi. Kuidas sa maksad, kui midagi tehtud ei ole, siis tellija ütleb, polegi midagi tehtud. Aga tegelikult selles lihtsuses ja selles ruumi tajumises on suur niisugune potentsiaal või suur töö on selle taga. Ja minu meelest kõige suurem niisugune kompliment, mida võiks sisearhitektidele öelda, on see, et siin ruumis tunneb ennast ju väga hästi, tead. Vaat kui inimene tuleb interjööri ja äkki ta tunneb ennast nagu tõstetult või et tema väärikus saab nagu hinnatud selle interjööriga ja see ei ole kirju ega midagi, vaid see on kuskil tajumatu, aga inimesed ütlevad, siin on jube hea olla, tead. See on suurim kompliment, mis saab teha. Mina arvan, et üks parim disain, see on ikkagi leiutis. See on üks nii tehnilises osas, nii teostuse, nii füüsikaseaduse kui kõige osas, et ta on miski uus leiutis. No ütleme, vihmavari on üks väga hea näide või rehetoa niisugune lükand selline uks. Kas te olete näinud, neid on võrdlemisi vähe, aga neid on olemas suur pikk puu on, sealt on nende kadaka nendest vitstest on niisugused riputid seal ja seda ust saad lükandust niimoodi saad lükata ette ja ta ja sellised
väga vanad, aga disainist kõik need, mis on seotud leiutisega ja leiutised on alati seotud ka füüsikaseadustega. Võtame kas või mulle väga meeldib Taani disain, et sellest, seal on väga palju leiutisi ja lihtsaid leiutisi. No ütleme, ma arvan, et üks leiutis on muidugi Paul Henningsen, kes tõi esimesena nende valgusinseneride, kes olid projekteerinud autodele laterneid ja mootorratastele ja jalgratastele laterneid, kus nad oskasid fokusseerida ühest ainsast punktist tulevat valgust, oskasid fokusseerida niisugusesse nagu spotlight valgusesse või paralleelsesse valguskiirtesse. Tema oli esimene, kes tõi sellise füüsikalise lahenduse elukondlikusse nendesse valgustitesse. Ja sealt olen ka mina saanud oma valgustitele niisugust, mulle meeldis see meetod ja sealt see on äärmiselt raske teha tegelikult. Sellepärast seal on tarvis vormi ideed, mis oleks atraktiivne, seal on tarvis, et see peegeldaks hästi, et võimalikult palju valgust välja tuleks ja seal on tarvis konstruktsiooni, mis seda kõike kinni hoiaks ja seda tugeva hoiaks. Ja kui see need kolm asja kokku ei klappi, siis viska see idee minema ja nii. Sest et neid selliseid asju ma nimetaksin valgustiteks, aga teisi asju ma nimetaksin lampideks. Neid lampe oskavad teha. Lampi idee on võib-olla 5 minuti idee. Aga teine asi, mis mulle on meelde jäänud, Taani disainist. Taanlastel on madalad veed, neil on vähe jõgesid ja ma ei tea, kui palju neil kanaleid seal on, aga seal on sees on väga palju rohtu ja rohus on disainer, kes mõtles välja paadi päramootori niisuguse vindi, mille labad on liikuvad ja nad liiguvad tsentrifugaaljõul. Kui sa aeglaselt mootor töötab, siis tsentrifugaaljõud ajab neid labasid vähe laiali ja sa liigud aeglaselt. Aga kui sa paned mootori kiiresti tööle, siis nad lähevad täiesti laiali ja sa liigud kiiresti. Ja kui sa satud sellisesse kohta, kus on sul need veekasvud või niisugused asjad, siis võtad mootoril tuurid maha ja need labad jooksevad sellesse mootori vindi sisse ja see libiseb sellest rohtudest läbi ilma rohtu kaasa haaramata või neid segi peksmata. Nii et see on üks ma ei jõua ju neid kõiki siin välja tuua, aga Taani disain tervikuna näitab väga suurt niisugust potentsiaali sellisele ideaalsele disainile. Disain, meie disaini üks selliseid nõrku kohti on arvamus, et vorm peab olema midagi täiesti ennenägematut. Et meie disainis kumab läbi teatud niisugune kunstitaotlus. Ükskõik, kas ta siis on kolekunsti või ilukunsti taotlus, aga
niisugune väga originaalse, enneolematu väljanägemise taotlus. Aga tegelik disaini taotlus on ju ikkagi inimesele pakkuda paremat teenust, inimesele pakkuda paremat keskkonda, inimesele pakkuda odavamat, võib ka kallimat, aga ikkagi, et disain on inimese teenistuses, mitte inimese silmateenistuses. Aga üks asi, mida nüüd ma tõesti sooviksin ja mis oleks mu soov, et Kultuurkapital ja ka Disainerite Liit, kui on vähegi võimalik, seda ma olen juba, ma ei tea, 10 aastat rääkinud või veelgi kauem rääkinud, et meie teadmised heast disainist on väga lünklikud praegu. Ma väidaks isegi niiviisi, et selle veneaegsed teadmised olid paremad, hoolimata, et lehed olid lehtede arv või see trükiste arv oli väiksem, et alati oli nädalas üks kultuuri niisugune rubriik ja sinna kutsuti kõige paremaid meie disainerid sinna esinema ja või kirjutama ja seda oli kõigile raske ja tülikas, aga nad ikkagi tegid seda. Ja disainist oli räägiti rohkem, aga praegu on see asi liiga kommertsiks muutunud. Räägitakse küll, aga räägitakse kommertsist, sest ega hästi müüv disain ei pruugi olla üldse hea disain. Hästi müüv disain võib olla lihtsalt moeasi, läheb, täna on niisugune mood, homme nii teistsugune, eile kästi meil juua täiesti ilma rasvata piima ja täna on kõigil letid on võistühjad. Nii et see käib alati niisugusi, nii nagu majandus üles alla, nii et ma soov on niisugune, et Kultuurkapital või siis ka kas need disaini, kas siis Bruno sellesse Bruno auhindade jagamisel oleks üks niisugune preemia, oleks parimale kirjutajale, sellest disainist kirjutajale, et seal üks rubriik oleks puhtalt disainist rääkijatele, et kõik artiklid, mis on selle aja jooksul ilmunud, need vaadatakse läbi, kes on kõige sisukamalt, kes on kõige paremini ja see peaks saama tunnustatud ja ta peaks saama preemiat ja see on mul kogu aeg südamel ja peale muude südamel olevate asjade.